Nii, nüüd on sellega korras, et tere tulemast kõigile. Ja täna siin naiste ettevõtte juttude saates võtame ette sellise teema, et mis mõjutab tegelikult meie kõigi tööd juba ja eriti tugevalt siis mikroettevõtjaid. Ja selleks teemaks on AI ja nagu räägitakse, siis AI on tulnud, et jääda. Ja tegelikult ei olegi ju küsimus enam selles, et kas sa said kasutada, vaid kuidas see mõjutab ja muudab sinu tööd ja sinu ettevõtlust. Ja armas kuulaja, kui sul tekib mingeid küsimusi või mõtteid, siis jaga neid ka siia kommentaaridesse meile. Võtame need siin lõpupoole ette. Ja täna on mul siis külas Mari-Liis Lukk. Mari-Liis on siis naine, kes on veebikoolitusäri mentor ja strateeg ja lisaks veel lahenduskeskne coach ja ta aitab naisettevõtjatel luua ja kasvatada kasumlikku veebikoolitusäri läbi strateegia, fookuse ja ai süsteemide. Mari-Liis, tere tulemast sulle ka, nii tore on sind taas näha. Tere tulemast, Sandra, ja tere tulemast kõikidele kuulajatele. Aitäh, nii suur võimalus juba päris mitmendat korda seda lava siin jagada. Ja ma arvan, viimati äkki eelmise aasta septembris-oktoobris ja te ei kujuta ette, kui palju on selle ajaga muutunud. nii et väga-väga põnevil olen ise ka sellest vestlusest, et mis on siis need praktikad, parimad praktikad, mina olen praktik, mida ma saan siis täna siis teiega jagada, mis on teile kasulikud. Nii et kõik küsimusi võib küsida. Et kui ma kohe siin ei jõua vastata, siis saab ka pärast kommentaarides. Nii et rõõmuga hakkame mõtisklema. nii et arutelu Ja oodatud, absoluutselt, et jah. väga põnev ja täpselt, et ma vaatasin ka järgi, et sa käisid meil viimati siin eelmise aasta septembris. ja, ja kuna me siis juba oleme rääkinud sinu sellest ettevõtluse teekonnast, et kuidas sina sinna kõik jõudsid, siis täna me sellest ei räägi, nagu meil muidu kombeks on, vaid lähmegi siis hoopis selle teema juurde, millega sa täna väga aktiivselt tegeled ja selleks ongi siis ai. Ja mind väga huvitab, Mari-Liis, sinu enda kogemus ja areng siis nüüd selle teemaga, sellesama ai teemaga. Et räägi meile natukene siis sellest nüüd, et kuidas sa ise jõudsid ai-ni enda töös? Ma teen kohe siia algusesse hea disclaimer'i ehk, ehk et selle koha pealt, et mina kindlasti ei olnud nende esimeste seas, et, et ma veel väga-väga hästi mäletan, äh, kui nii-öelda kuskilt nagu justkui tuli. Noh, me teame tõenäoliselt esimesena seda chat-GPT-d on ju, ta kuskilt nagu tuli ja noh, vaata, see on iga asjaga, kui sa ei oska tööriista kasutada ja sa ei saa aru, kuidas see sind aitab ja mina ei saanud aru, kuidas see mind aitab, siis oli ikkagi see, et noh, nagu tuli ettevõtjatel ju, no oli nagu kuskilt keegi kuskilt tegi, mingid fännid tekkisid Eestis on ju, noh, mingid nii-öelda eestvedajad ja ma sain aru, et seda kõike on liiga palju, see on kõik liiga keeruline, mul on ju vaja oma äri ajada, et mis mõttes ma ei jõua sellega tegeleda, tratata, kõik need vabandused on ju, umbes nii nagu 12 aastat tagasi, ma mäletan, tulid ju nutitelefonid ja ma arvan, et mul läks üks aasta-poolteist aega, enne kuni ma olin nõus loobuma sellest vanast, noh, ja kes meist täna kujutab ette, et tal ei ole nagu nutitelefoni, eriti kui sa oled ettevõtja. nii et mina olin kindlasti see järgi lohiseja ja mina kindlasti ei pea ennast täna ai eksperdiks, vaid minul on väga kindel nišš ja ma olengi jõudnud nii-öelda seda teekonda, mida ma siin jagangi, ma olengi jõudnud väga kindla osani, kuidas nii-öelda läbi iseenda praktikate ja läbi klientide praktikate, et kuidas saab mikroettevõtja selle ai enda jaoks tööle panna ja vot seda ma olen siis siin nii-öelda loomas, et see on selline pikaajalisem protsess. Et kui sa küsid minu käest kõikidest ai tööriistadest ja mis on siis ma ei oska sulle vastata ja see mind väga ausalt öeldes ei huvitagi, vaid mulle meeldib just see, et me saame päriselt selle kohe iseenda jaoks tööle panna. Et me ei pea teadma turul, me ei pea kasutama kõiki ai tööriistu.
me peame aru saama, kuidas see tööriist minu äris mind päriselt aitab. mm. Ja, väga head mõtted. aga Mari-Liis, kuidas siis ai on muutnud sinu enda tööd ja äri? see, see on väga hea küsimus, et see on selline tore küsimus igale ettevõtjale ja eriti nendele, kes on tegelenud online äriga, onju. et me siin hiljem võtame ka natukene täpsemalt selle online äri fookuse. aga täna on ju see koht, et täna on tohutud võimalused, nii nagu iga asjaga on alati see negatiivne pool ja positiivne pool ja ma mäletan, üks eelmine või üle-eelmine nädal oli mul siis Messengeri grupis oli vestlus siis Messengeri vestluses oli siis selline, tuli ai teemal ja just nagu cloud'i teemal selline sõbrannadega vestlus ja kus siis ühe sõbranna, oh, see on kõik saatanast, onju, noh. ja ma lihtsalt ei laskunud sinna nagu edasi, sellepärast et täna 2 nädalat hiljem on ta saanud koolituse ja selle enda jaoks tööle pannud, ta räägib teist juttu, aga tal oli vaja ise sinna jõuda, ehk et kuidas see on muutnud, on see, milline potentsiaal täna väikeettevõtjatel on. üks asi on muutunud, on see, et mul on muutunud täielikult minu persona. et kui te teate, siis Mari-Liis, kes on mind varem kuulanud, siis Mari-Liis räägib kogu aeg sihtkliendist, persoonast ja räägin jätkuvalt sellepärast, et ilma selleta ei saa, ilma selleta ei ole üldse mõtet midagi hakata pakkuma. ja ja pärast seda, kui siis veebruaris Cloud turule tuli, oli see, et minul oli ju väga tore äristrateegia kõik paigas ja kõik on niimoodi, nii see tuleb see. ja siis kukkus tegelikult selles heas mõttes kõik upakile. ühtepidi oli alguses paanika nagu ikka nende asjadega, teistpidi oli see okei okay,, aga kuidas mina saan enda kasuks selle tööle panna kindlasti on see, et kõikidel on tegelikult muutunud ka see sihtklient on ju, me siin pärast räägime ka teenusepakkujatest on ju, virtuaalassistendid, turundajad see, noh, mina ka tegelikult ju, mina kasutan virtuaalassistente ja minu virtuaalassistendid täna läks aega, aga nad on täna sellel tasemel, kus nad oskavad ettevõtjale abiks olla. mitte see, et noh, täna ei tohiks ükski mikroettevõtja raisata aega selle peale, mingite tegevuste peale, mida on võimalik teha ära masinal ja veelgi paremini kui inimene. ehk et noh, Cassandra, sina ju näed, et sinu töö on tegelikult muutunud, sul on ka sihtklient. sihtklient võib-olla ei ole muutunud, aga sinu sihtkliendi vajadus on muutunud. ja täna olen mina ka selles nagu olukorras, kus mina pidin ka oma äristrateegia uuesti ümber vaatama. ehk et ma ei saa, minu siis see põhisignatuurtoode on näiteks veebiäri kiirendi programm, kus ma õpetan siis looma veebikursust. ma pidin väga põhjalikult sellele otsa vaatama, et aga mis nüüd, sest tegelikult kogu online äri ju muutus, onju. nii et noh, igapäevaselt ongi see, et ma aina rohkem olen sees äristrateegias, vaatan, kust, mida ma saaks kokku hoida, nii aega kui raha. no mis meil ettevõtjatel on ju, kõigil on eesmärk ju kokku hoida aega ja raha, aga see aeg ja raha mõjutab täna siis meie nii-öelda neid teenusepakkujaid, kes meie ümber on, onju. et ma ei tea, kui konkreetselt ma nüüd vastasin, aga hästi erinevad aspektid. muidugi ka see, et kogu see vaba aeg, mis on 3 lapse emal ja ettevõtjal on ju aga see nii-öelda see oma järele jäänud tööst siis mingi aeg on see, kus ongi muutunud see, et ma olen sinna lihtsalt nii sügavale sisse läinud, ehk et ma olen seda nii sügavalt õppinud ja õppimas ja ehitangi üles endale niimoodi, et loodetavasti aasta pärast saan ma ütlen kõva häälega välja, siis on nagu läheb ka, et ütleme selline 9 kuu kuni 12 kuu pärast loodetavasti ma saan olla teile siin näidata, olla eeskujuks, et kuidas on ühe inimese ettevõte koos siis ai tiimiga ja see on see, mida ma täna siis olen nagu ehitamas ja ka oma siis klientidele õpetamas või noh, või siis nii-öelda koos seda loomas. nii et see on see, mis on seda äri muutnud väga palju jaa, väga põnev. ja sul on, integreeriv on ju, mis mõttes on ju aga noh, midagi ei ole teha, et tuleb sellega kaasa minna, kui sa tõesti ei taha nagu maha jääda.
aga Mari-Liis, mida sina näed, et mida enamus mikroettevõtjaid ai-ga täna teeb ja mida nad tegelikult veel ei kasuta? minul on tõesti kümneid kliente, kellega ma siis igapäevaselt ikkagi kokku puutun, ehk et mul on see kokkupuude sihtklientidega, kus ma lähen väga nende äridesse sisse. Mul on ka sellised pikemad programmid ja ma tõesti lähen nende äridesse sisse. Ja nad kõik on mikroettevõtjad ehk et neil on samad probleemid, neil ei ole aega ja neil ei ole raha, et palgata tiimi. Aega pole ise teha, raha, et palgata tiimi. ja, ja mida tehakse? No pakkuge seal ka seal kommentaarides, et mis on põhiline asi, kui sa ütled ai ja ütled mingi, oo, ma teen seal seda. No mis te arvate, mida tüüpiliselt öeldakse, mida ai-ga tehakse? Mis sina arvad, Sandra? Või noh, et mida inimesed teevad ai-ga, mis see on? No tekstide genereerimine ilmselt. Sotsiaalmeedia, ehk et ai võrdub täna sotsiaalmeedia tekstid. No kuulge, see on väga väike osa, väga tillukene osa ja millest mina üldse ei alustaks. Mina oma klientidele, kellega me praegu koos ehitame neid süsteeme ülesse. Me just paar tundi tagasi me kaardistasime selliseid lihtsamaid äriprotsesse ja me ei kaardistanud esimesena seda, et oo, hakka mulle sotsiaalmeediat looma. Selleks, et ta sulle päriselt looks sinu teksti, sinu sellist olemust, siis selleks on vaja teha pisut eeltööd. Selleks on vaja natukene strateegilisemalt läheneda. Me sellest ei jõua täna rääkida, aga kui sa edaspidi mind kuskil kanalites vaatad, siis ma kindlasti jagan ka seda, aga tüüpiliselt, mida tehaksegi, ongi noh, ma olen näinud ka väga ekstreemseid näiteid, on ju, et noh, ma usun, et noh, igaüks on erinevas kohas, ei ole hea ega halb, lihtsalt ära nagu tunne ennast puudutatuna, aga nii on see seis. väga palju ma näengi, lihtsalt minnakse sinna, ma ei tea, tehakse endale konto, on see siis Cloud või Chat või Gemini või noh, ja kirjuta mulle sellest. noh, kuulge, ja siis ongi need robotlikud tekstid ja siis on see, et sind seal enam ei ole ja siis tekibki inimestel see, et aga mina ei taha seda ai-d, sellepärast et kõik kirjutavad sellega. muidugi niimoodi ei saagi tekste luua, selleks et see sotsiaalmeedia tuleks nagu noh, ikkagi 80–90% sina, tal peab olema mingid sisendid ja tal peab olema strateegia seal taga, nii et noh, tüüpiliselt mida tehaksegi, et tegelikult puudub ai kasutamisel arusaam enda ärist üldse. arvatakse, et mul on see ai ja nüüd ma hakkan, ma tahan rohkem müüke, ma tahan rohkem kliente endale, hakkan siis temaga põrgatama, rohkem müüke, rohkem kliente. No sa pead ikkagi enda ärivundamendist aru saama, seesama. noh, meie ehitame, meil on täna sisse ehitatud, mul see tiim ka jõuab paari nädala pärast sinna või nii-öelda need mastermind'i liikmed, me ehitame endale äristrateegia nagu oskusi ehk et me ehitame neid sisse sinna ehk et temast tuleb päriselt äripartner. ja mitte kellegi teise oma, vaid sinu äri oma. ja see on väga erinev, sa ei saa võtta Mari-Liisi äristrateegiat ja anda seda Sandrale. aga noh, baas on sama, sa saad sealt ehk et me ehitame, me nagu mida siis ei kasutata, ongi see, et lihtsalt minnakse midagi tegema ilma aru saamata enda nagu äri toimimisest. kes on see klient, on ju, mida sa ikkagi, no millest Katrin Pousiane ju kogu aeg räägib. nii siin grupis on ju, kindlasti Sandra teab sellest, on ju, ja kõik, kes ka siin grupis kuulavad, ongi see, et ta ju räägib kogu aeg sihtkliendist, on ju, kellele sa müüd, mis on see sinu väärtuspakkumine, millega sa eristud, kes su konkurendid on, mis on sinu see unikaalsus, on ju, ja nii edasi. see peab enne ikkagi paigas olema. jah, sa saad seda koostöös ai-ga teha, aga see on enamus, kes minu juurde tulevad, neil ei ole seda ja noh, sellepärast on hetkel veel mind vaja. aga kes seda teab, et kui ma õpetan kui ma õpetan kõik inimesed välja koos ai-ga niimoodi tegema, siis ma pean ka midagi ümber mõtlema ja see on okei tänases tänases turuolukorras ja ma arvan, et mida veel ei kasutata, ongi see, et seda ei kasutata päriselt iseenda äri jaoks ära, et lihtsalt hakatakse kuskilt pihta, puudub selline süsteemsus, arusaam, teen seda, teen mingid projektid, osatakse projekti kaustu teha ja kõik.
et Mhm. ilmselt mõni on läinud seal chatis ka võib-olla sinna, et kasutab kellegi teise neid agente, on ju, aga üks asi on kasutada kellegi teise agenti ja teine asi on seda ise sinna luua, nii et ta on päriselt sinu agent. ja vot see on see, mida siis, kui me siin cloud'ist hakkame rääkima, siis see on see koht. ja just täpselt, aga siis lähmegi selle cloud'i juurde ja räägime siis sellest, et mida siis see cloud, kuidas see täpselt õige on see ju, on mida cloud ta, vist jah, eesti keeles. cloud, cloud eesti keeles, et mida ta täna siis teeb peale nende tekstide kirjutamise? ma enne, kui ma jõuan sellise konkreetse vastuseni, siis mulle jäi sotsiaalmeedias eile silma, mm, et väga hea oli see sisend selles mõttes, et see aitab ka minul paremini aru saada, et jäi silma siis see, et kus inimene on ära seadistanud cloud'i, mis on väga vajalik. Cloud'i puhul on see, et seal on vaja enne baasi ära seadistada, ilma selleta sa ei saa edasi teha, seal on mingid põhiasjad vaja ära seadistada, see noh, kui sa kellegi õpetuste järgi teed, siis see võtabki selline paar tundi aega, kui sa ise hakkad pusima, noh, siis võib-olla pool päeva, aga kõik saavad sellega hakkama. ja, ja nüüd on nagu see, et turul on jäänud täna arusaam, et kui sa teed selle ära, siis on sul valmis tööriist olemas. ja siis inimesed võrdlevadki, et oota, aga see on ju täpselt sama, mis chat-GPT. ja nii ongi, kui sa seal jääd seisma, ehk et see, see ongi see koht, et cloud'i puhul ei piisa seadistamisest, ehk et me räägime, see on vaja ära seadistada, aga nüüd ongi vaja hakata rakendama ka iseenda nii-öelda teadmisi, kellegi teise õpetuse järgi, ehk et cloud'ile on vaja läheneda rohkem ikkagi äristrateegiliselt, see sõna võib hirmutada paljusid ja võib-olla ka mikroettevõtjaid võib hirmutada, aga see on see koht, et mida me siin, mida ma siin ise nagu turul näen ja teiste, kes siis sarnasel teemal koolitavad nagu mina, on see, et ega see äristrateegia vajalikkus ei ole sellele mikroettevõtjale kohale jõudnud, on ju. arvatakse, et see on midagi hästi suurt. ta justkui nagu ongi seda ju, ma ei tea, ülikoolis võib-olla 5 aastat õpid, on ju, aga mikroettevõtjal on lihtsalt, sul on vaja mingeid osasid sinna, sul on vaja mingit nagu vundamenti, sul on vaja aru saada. sa ei pea seda nii suureks puhuma, aga mingid asjad peavad paigas olema, on ju. et nagu seesama, millest ma olen rääkinud, on ju, sihtklient, sul peab olema enda toode paigas või noh, seda siis hakkad looma, sul peab olema arusaam, kuhu sa tahad jõuda, mis on su kliendi mured, probleemid, väljakutsed, takistused. ja, ja sul on vaja aru saada ka enda äri eesmärkidest ja nii edasi. ehk et cloud'i puhul ongi see, et see esimene samm on seadistamine ja teine samm on see, et nüüd on vaja sealt edasi vaadata. sellest ma räägin natukene rohkem homses tasuta webinaril, et see link tuleb ka sinna alla. aga mida ta siis teeb, on ju. Cloud on täna täiesti teisel tasemel, kui oli chat-GPT, ta on äristrateeg. jah, Cloud tuli veebruaris 2026 turule selle lausega või selle nii-öelda eristuvusega, et tollel hetkel, tänaseks juba on, aga tollel hetkel veebruaris oli Cloud nende omanike väitel siis, Cloud Anthropic oli siis turul esimene tehisintellekt või see mudel, mis teeb ise nii-öelda taustal töötab. ma ei tea, kuidas seda eesti keeles nimetatakse, aga see tähendabki seda, et kui sul on seadistused õiged, siis minul on niimoodi, et kui mina teen hommikul arvuti lahti, siis on mul talle paar ülesannet antud ja ta ise toimetab nendega. ja sellist mudelit varem ei olnud. jah, chat-GPT on täna mingites asjades järgi tulnud, aga ma ütlen ka siit kohe disclaimer'i, et kuna mina valisin cloud'ile üle minna, sest ma näen siin tohutult suuremaid võimalusi ja potentsiaali, siis ma ei ole jälginud neid arenguid, ehk et mina praegu ehitan oma asju üles cloud'i. ja kui on ühel hetkel vaja kolida, siis äristrateegia ikka ära ei kao, nii et ma oskan seda ikkagi teha. nii et see on võib-olla suurim väärtus, et vaadake,
inimesed arvavad, et noh, mida tähendab no ma mäletan, hiljuti üks ettevõtja just ütles, et mul on kõik automatiseeritud. mul ei ole vaja midagi automatiseerida. Tekkis kohe huvi ja selles mõttes professionaalne huvi, sest ma tahan ka niimoodi, mis mõttes sul on kõik automatiseeritud. Ja kui sa hakkad rääkima, mida inimese mõistes tähendab automatiseerimine, noh, mida tegelikult automatiseerimine tähendab? Automatiseerimine tähendabki seda, et ta teeb siin taustal, et mina olen seal rannas või jalutan kuskil, onju. Ja siis on mul näiteks kõik kirjad on välja saadetud. mul on, ma ei tea, kalendrikutsed saadetud, mul on kõik desktopid, kõik on korras. Sotsiaalmeedia on kõik tehtud, onju. aga noh, kui me hakkasime lähemalt rääkima, siis me saime aru, et tegelikult ei ole automatiseeritud, vaid lihtsalt on mingid agendid tööle pandud, aga agent ei hakka ise tööle, ehk et cloud'i erinevus oligi selles, et see agent nii-öelda, kui sa seda seadistad õigesti, siis ta hakkab sul ise tööle mingitel nii-öelda aegadel, millal sul siis vaja on ja teeb, mida sa tahad, onju. Et automatiseerimine võtab kaua aega. Seda on vaja enne läbi testida, nii nagu töötaja koolitamine võtab aega, nii et ma kohe ei torma automatiseerima, ma ei torma ka automatiseerimist kohe õpetama. kuigi täna turul sa võid näha turundussõnumeid, kus öeldakse, et ma ei tea, 2-tunnise koolitusega saad ära automatiseerida, siis see ei vasta selles mõttes tõele. Sa saad üksikuid asju, aga midagi väga olulist sa ikkagi ära automatiseerida ei saa. Et mina loon tema jaoks endale või noh, nii-öelda loongi sellise ai tiimi. Ehk et olen loomas seda ai tiimi vaikselt niimoodi samm-sammult. Juba on, ma olen seal 3 kuud nii-öelda sügavanud. Ehk et kui ma ei taha Sandrat enam näha, siis ja Sandra saab midagi muud teha, onju, siis miks mitte. Ehk et Sandra leiab ka võib-olla midagi ja leiabki midagi muud, millega inimestele kasulik olla, sest ega siis töö otsa ei saa. Samamoodi nagu kardeti ju, et tööstusrevolutsiooniga appi, mis siis nüüd juhtub, onju. Mis juhtus internetiga? Arvati appi, inimesed jäävad lolliks ja kuidas see on võimalik, onju. Ja see näide, mis mulle viimati ette sattus, oli see, et 8 miljardi inimeseni läks interneti viimisega 20 aastat. Ehk et noh, selles mõttes chill selle ai-ga on ka see, et see võtab veel aega. Et ega see, et meie ettevõtjad siin sees oleme, siis see kõik võtab aega. Aga samas täna on turul ikkagi see, mina olen ka endine värbaja, mina jälgin ka nii-öelda palgatöötajate turgu ja täna siiski, kui kunagi, kui mina tööle kandideerisin, oli vaja vene keelt, siis täna on ilmselt see oskus on, mida siis küsitakse, on see, et kas ja mil määral sa ikkagi mingit ai-d oskad panna siis selle ettevõtte kasuks tööle. Nii et see kindlasti tuleb. See on kindlasti ettevõtetes sees, nii et väga palju võimalusi, ehk et ma ütlengi, see kõige suurem, noh, see on nüüd see üks asi, mida siis cloud'iga, mida nad ütlevad, et mida on võimalik selliste mudelitega teha. Noh, nagu sa aru saad, on see, et turul käibki võidujooks. Me ei tea lõpuks, kes peale jääb, aga ütleme, nad ennustavadki, et lähema 2-3 aasta jooksul on selline kiire ja siis toimub mingi stabiliseerumine, nagu ikka nende uute asjadega, onju. Et ja nad ei taha täna ju, nad pidurdavad ju liiga tarkade mudelite turule tulemist, on ju, sest seal ei ole seda, et see turvalisus ei jõua täna järgi, see on ka nagu üks aspekt, on ju, et nagu iga asjaga saab teha head ja halba, aga mida nad ennustavad täna, ma olen mitut artiklit lugenud sellel teemal, et lähema 3 aasta jooksul on maailmas siis kasvamas trend ja tegelikult tulemused, kus on siis loodud ühe inimese ja ai tiimiga on loodud miljardi ettevõtteid. Mis tähendab seda, et meie siin mõtleme väikselt, tasub mõelda, ma ei tea, mõni mõtleb siin on ju 10 000-st, mõni 100 000-st, miljonist, see tundub juba crazy, aga absoluutselt meil kõigil, mida me täna teeme, meil on täna selles mõttes võrdsed võimalused. Nii et meil kõigil on võimalik luua miljardi ettevõtteid täna, et kui sa ei taha ka miljardi oma, võta siis miljoni oma, onju. Aga see võimalus on täna luua väga väikese tiimiga ja väga odavalt.
nii et need on need võimalused, eks me siis hakkame vaikselt uurima neid, onju. jah, selline kahe poolega münt, et tegelikult minul nüüd natukene noh, mitte et sellest poleks varem juttu olnud, on ju, et ai hakkab siin võtma üle võib-olla mingeid töid varsti ja ka selliseid jah, selliseid ülesandeid, mida praegu tegelikult teevad ju ikkagi päris inimesed, siis minul ikkagi tekkis nüüd suurem hirm jälle, et mis on siis need tööd, mida sina näed, Mari-Liis, et ai hakkab ikkagi üle võtma ja kelle teenused on sellest kõige rohkem ikkagi mõjutatud? Eelkõige ma alustan iseendast selles mõttes, et kõik teenusepakkujad selles mõttes, et kõik teenusepakkujad, kes ikkagi ükskõik, on see mingi heaolu teemal, toitumise teemal, et ma ei ütle, et neid võetakse nagu noh, nii nüüd kõik tormavad peale, ei, aga see muutub ja selles mõttes ei tasu hirmu tunda, vaid sul ongi vaja noh, ka virtuaalassistendid absoluutselt. Täna noh, ma ei ole nõus ühel hetkel, ma arvan, et ma loodan suve lõpuks saada sinnamaale, et ma ei ole nõus teatud teenuseid enam virtuaalassistendilt sisse ostma. Sellepärast, et mul on neid võimalik ära teha kas siis ise, noh, loodetavasti jõuan ka sinna, kus ma ei pea neid ka ise tegema, vaid ta teeb neid täpselt nii, nagu ma tahan, on ju, teeb see cloud, on ju, mis samamoodi lugesin ka artiklit, et turundajad ja turundusagentuurid, noh, mis ei tähenda seda, et turundusagentuurid surevad välja, aga nad peavad väga hoolikalt mõtlema ümber, kindlasti mingi osa sureb ka välja, nagu alati selliste teemadega, aga noh, loodus tühja kohta ei salli, on ju, ehk et tegelikult need muutuvad ja meie ei tea, kuidas see täpselt muutub, me tegelikult ei tea. aga mida ma näen täna puhtalt virtuaalassistentide koha pealt, on see, et see, mida ma ka enne mainisin, turul saavad hinnatuks, ma annan sulle täiesti tasuta strateegilist nõu praegu. Turul saavad hinnatuks need virtuaalassistendid, kes oskavad ai panna ettevõtja heaks tööle nii-öelda kiiremini ja kasumlikumalt. ehk et see, et mina õpin seda seadistamist ja õpetan oma klientidele, ei tähenda, et iga ettevõtja peaks tahtma seda teha. täna on minu tiimis juba inimesed, kes osutavad, virtuaalassistent, kes osutab teenust minu kliendile. mina ei taha ka oma klientidel seda teha mentorluse raames, vaid nad juba osutavad teenust sellega, et nad aitavad seda seadistada, nad aitavad panna paika mingid põhiasjad, aru saada, võib-olla väike selline koolitus. ja ükskõik, on see siis cloud või ChatGPT või midagi sellist, ehk et täna on see, et kui ma ikkagi teenusepakkujat palkan, siis ma tahan väga selgelt teada, kuidas kõlab täna see lause, et sa aitad, noh, mis virtuaalassistentidel on, ma aitan sul kokku hoida aega. ma tahaks näha seda, ma tahan näha, et täna on ikkagi see, et kui mingi kuu oli siin 30 tundi teenust, mida ma ostsin sisse lansseerimise ajal, siis cloud'iga kaardistasime ära ja sealt tegelikult läks 7 tunniks, mis ei tähenda seda, et ma ei loobu hetkel, ma ei kavatse küll oma virtuaalassistendist loobuda, aga me mängime tema tööülesanded ümber ja täna ma kasutan nii-öelda teda selleks, et ta aitab mul seda süsteemi üles ehitada koos, onju. ehk et selles mõttes soovitan ka tarku ettevõtjaid valida, kes sellega nende juurde tasub siis minna, onju. aga mina ju tahan palgata inimesi, kes on minust targemad. nii et kui mulle tuleb täna turul keegi virtuaalassistent, kes ütleb, et oskab neid asju paremini teha kui mina, siis palun väga, tule minu juurde, näita ennast, sest ma väga ootan sellist inimest oma tiimi. et ega see inimlik kontakt ei kao ära, ehk et kui ma räägin ka online ärist, siis online äris jääb ju alles see, et jääbki see väärtus alles, et ma tahan, et mul on inimesed kõnedes hoitud, aga ma ei pea nende jaoks 24/7 olemas olema, nii et noh, ja üks amet, mida ma veel nägin, mis siin vahepeal oli päris suurelt, ongi sotsiaalmeedia assistendid, on ju. et kuidas sa või sotsiaalmeedia spetsialistid, et ikkagi see on väga kallis teenus, mida sisse osta. kui mul on keegi sotsiaalmeedia assistent, kes aitab mul selle sinna strateegiliselt üles ehitada, palun väga, aga täna osta sama raha eest teenust sisse,
kuskil 800 kuni 1500 € kuus osta sotsiaalmeediateenust sisse on crazy ja eriti, kui seal võib-olla ei ole ka mingit strateegilist poolt taga, nii et mina ei teeks seda täna enam. Ma olen seda teinud, aga täna ma seda sellisel kujul ei tee, vaid ma ehitangi cloud'i ülesse ja see ei ole see, et ma kirjutan, tee mulle postitusi et nii et noh, no ja muidugi, kui me võtame mitte koolitaja ametit, siis ikkagi Eestis veel nii palju pole, mõndades kohtades on juba näha. Suurtes poodides on need suured robotid, on ju. Jaapanis on juba robotid, kes panevad riiulitele asju. Jaapanis on teenindajad, USA-s on juba, ehk et me oleme ikkagi nõksa maas ja nii et noh, ka koristajad samamoodi, et jah, kõike igale poole ei saa, aga ilmselgelt väheneb, sul ei pea enam olema selle suure masinaga, ma vaatan jätkuvalt nendes poodides ma ettevõtjana ja olles ise personali juht kunagi olnud, arvutan kokku seda, mis on keskmine tunnipalk, mis see masinatasu on, osta see üks robot, jah, ta maksab alguses sul rohkem, ta teeb sul kogu kaubanduskeskust kogu aeg, et noh, see on väga lähiajal tulemas, on ju, et ettevõtjad teevad seda, nii et noh, ka koristajad peavad ümber mõtlema ja ega me ka tegelikult ei kujuta ette, noh, raamatupidamine, mulle meeldis see näide raamatupidamises kindlasti sellel teemal on Eesti nii-öelda ai eestvedajad on kindlasti Krista Teearu ehk et jälgige teda sellel teemal, finantsteemadel raamatupidamine. Aga minu meelest oli nii hästi öeldud see, ma ei mäleta, kas see oli Krista või keegi teine, et aga kuulge, aga miks üldse peaks, no andmesisestaja, ma kunagi värbasin andmesisestajaid 15 aastat tagasi noh, täna ei ole vaja, täna sul tuleb ka kõik arvutisse, on ju, aga miks üldse peaks sellist lihtsat, sellist täiesti nii-öelda noh, ajuvaba tööd tegelikult lihtsalt toksima mingeid numbreid. Miks me ei võiks seda anda ära masinale ja inimene saab kasutada oma potentsiaali? Ehk et mina arvan, et see alati see ebamugavus või see hirm asendub sellega, et kuivõrd meie ise suudame targalt sellega kaasa tuua või noh, kaasa tulla et ja mina arvan, et inimene on piisavalt tark ja nutikas, et ta suudab sellega kaasa tuua, nagu tulla, et mida siis mina saan teha teisiti ja paremini. Ja selle koha pealt ka, et kui öeldakse, et nägin hiljuti, et üks virtuaalassistent kirjutas, et tema ei kasuta ja ei kavatsegi hakata kasutama ai-d, et sellepärast, et inimesed ei mõtle enam. jah, seal on ohtusid, kui minnaksegi sinna lihtsalt ai-sse kirjutatakse, tee mulle mingi tekst, on ju, aga enamus me oleme ikkagi mõtlevad inimesed ja me saame aru, et me just hakkame pigem mõtlema teistpidi, et kuidas me saame ise kogu selles infotulvas enda kasuks tööle panna, nii et ma arvan, et me vägagi palju kasutame oma ajusid. Ja, aga kui me nüüd, kui ma nüüd, ühesõnaga, kui keegi kuulab täna siin ja saab aru, et okei, et noh, ei saa enam seda ai kasutamist ikkagi edasi lükata, et tulebki ikkagi ajaga kaasa minna, siis kust alustada? see on see, et kui sa ootad vastuseks, et oo, võta see tööriist või see tööriist, siis siis ma nii ei ütle vaid ikkagi jah, sa saad teha need kontod ära, tööriistad võtta küll, on ju, on see siis chat või Gemini või on see cloud. sa pead alustama ikkagi sellest hetkeseisu kaardistamisest, olukorrast, kus sa täna oled ja kuhu sa tahad välja jõuda, ehk et see baas ei kao kuhugi, ehk et noh, kui sina, Sandra, täna oled, sinu sihtklient on see, sul on täna need teenused, on ju, et noh, ma tahaks rõõmuga ikkagi järgmistel kordadel pigem rääkida sinuga kui siin robotiga, on ju, noh, et ma tegelikult ju ei taha, ehk et see väärtus jääb alles, on ju, ja sa peadki leidma, igaüks peab oma äris leidma selle koha, mis on nüüd kogu selles ai maailmas ja selles teenuse äri muutumise maailmas, mis on siis tema see unikaalsus, millega tema siis alles jääb, et ma arvan, et noh, meie eestlased niisama naljalt ei vaheta seda välja, et mul on siin keegi ai robot on ju, kes minuga siin intervjuud teeb, et ma arvan, et pigem mitte.
aga siin ongi see koht, et siis nii-öelda sinu koostööpartner saab siis ise valida, kus tema siis nii-öelda sind tahab näha rohkem, onju. ja, ja, ja igaüks peaks kaardistama enda siis äris, et mis on see hetkeolukord, kuhu ta tahab jõuda ja noh, see sõltubki, mul on hästi raske üldiselt öelda, onju, et mina saan öelda selle koha pealt, et kui sa oled täna mikroettevõtja ja ütleme, sul ei ole äh, sa ei taha oma praegusele tiimile nii-öelda mitte, et sa ei tahaks neid, aga sa tahad ise üles ehitada sellise pikemas perspektiivis sellise strateegilise ai tiimi, kes, et ärge nüüd saage aru, et see ei tähenda nüüd niimoodi, et mul on siin mingid väikesed robotid kuskil, vaid lihtsalt ta teeb sul taustal nii palju seda tööd ära, mida sa täna ostad sisse või pead ise tegema. Ta teeb seda lihtsalt niivõrd hästi ja nii palju ära, et sina saad tegeleda rohkem sellega, milleks sa oled siia loodud, onju. mina ongi, võib-olla saangi siis mentorina, ma saangi olla rohkem inimestele päriselt toeks, onju. Mulle meeldib seda rohkem teha, ma saan olla laivis rohkem, ma saan võib-olla esinemas käia kuskil, saangi ise, mina kirjutan oma sotsiaalmeedia sisu ikkagi tahan ise kirjutada praegu, onju. Et ma tahan, aga see võtab väga kaua aega, aga ma loon selle lihtsamaks, nii et noh, siis on see cloud selles mõttes väga hea tööriist, on ju. kui sa täna oled oma asjad üles ehitanud ChatGPT-sse, no go for it, lihtsalt pane enda jaoks see strateegiliselt tööle, et mõtle läbi. Noh, mul on nagu ma ei saa siin selle 45 minutiga rääkida teile äristrateegia baasalustest, aga siis hakka selle kohta rohkem uurima ja päriselt usalda seda, kui Katrin sellest räägib siin grupis või mina räägin või siin veel on turul neid, kes räägivadki ja jagavad ka seda, et noh, et lihtsalt ära seadista cloud'i, vaid see, et kuidas seda päriselt enda töös tööle panna. nii et alguses jah, noh, lihtsalt sellist katsetamist, mida mina olen ka läbi teinud, vibe koodimine, teen siit, mingi sellise ägeda tööriista ja sellise äge tööriista. sul peab fookus paigas olema, mida sa tahad saada, ehk et mina täna ei jookse neile uutele asjadele selles mõttes tormi, aga ma olen leidnud enda jaoks siis tõesti selle cloud'i, mida ma siis õpin, ise testin, praktiseerin ja seejärel õpetan edasi, nii et täna on nagu see koht ehk, et igaüks peab leidma enda selle koha, aga kindlasti te kõik, vähemalt need ametinimetused, keda ma siin nimetasin, te peate ümber mõtlema, kes on teie sihtklient ja mis on selle sihtkliendi vajadus. mis on täna selle sihtkliendi vajadus, ehk et kui pool aastat tagasi tulid minu juurde naised, et kuule, Mari-Liis, ma tahan veebikursust luua, siis ma sain neile öelda ühtemoodi vastuse, täna ma ütlen okei okay, ja me paneme sinna juurde selle, et me ehitame samal ajal selle sinna ai-sse üles, et sul oleks see protsess lihtsam. et pool aastat tagasi no võib-olla aasta aega tagasi niivõrd ma ei saanud seda öelda, et siis ei olnud veel nii sellel tasemel. nii et, nii et kust pihta hakata? no selles mõttes, et tee see cloud'i konto ära ikkagi ja tule kuula homme seda webinari ja siis vaikselt, kui sa mind natukene edasi kuulad, siis sa hakkad neid äriprotsesse vaikselt kaardistama ehk et samm-sammult liigud edasi. väga selline. hea jaa, väga head ja põnevad ja uued mõtted ka minu jaoks. aga Mari-Liis ma tean, et sa pead varsti minema ja enne kui me lõpetame, siis ma tahaksin anda sulle ka natukene ruumi rääkida sinu tegemistest. Räägi, millega sa saad aidata täna neid, kes siis tunnevad, et okei, et hakkame siis ka seda ai-d nüüd päriselt siis rakendama ikkagi selles määras, et mis ta potentsiaal siis on nagu minu jaoks. et kas sul on selleks mingi programm või koolitus või mingi võimalus, et kuhu inimesed saavad sinuga kaasa tulla? Mm, enne kui siis Sandra jagab seda linki siin, on ju, et homme on tõesti üks erakordselt, ma ei tee seda, minu käest küsiti mitu korda, Mari-Liis, miks sa seda tasuta teed, aga okei okay,, ma homme teen aga selline erakordne võimalus, et homme on võimalik jah tulla tasuta webinarile, et kohe Sandra jagab seda linki, aga minu fookuses on naisettevõtjad
ja mina saan aidata naisettevõtjaid, kes ongi siis mikroettevõtjad, kes siis pikas perspektiivis ütleme sellise 6 kuu kuni 12 kuu jooksul soovivad siis oma online äris midagi üles ehitada või siis tõesti ükskõik, on see teenuseäri ja ehitada endale sinna siis tarka ai tiimi üles. ma saan aru, see võib natuke hirmutav olla, aga et noh, ongi mingid väikesed robotid kuskil, aga see on see, kuhu me suundume mikroettevõtjatena. meil on võimalik tõsta enda ettevõttes nii palju seda kasumlikkust läbi selle. jah, õppimine võtab alguses aega, onju, aga seda kasumlikkust on võimalik õppida või tähendab tõsta läbi selle õppimise, nii et ka see, Sandra, et sina oled täna virtuaalassistent, osutad seda teenust, ei tähenda, et nüüd on lõpp, vaid ka sina saad täpselt samamoodi, ega sina saad ka endale ehitada siis selle tiimi ülesse, nii et aga noh, mina aitan minul on kindel nišš, mul on selline kitsas nišš ja täna mina praktiseerin neid asju cloud'is, nii et mina ehitan neid cloud'i ülesse ja, ja eks ma siin siis järjest teile näitan seda, kuidas ma siis oma aega või raha või mingeid asju kokku hoian ja üles ehitan. Ja kindlasti, kes siis tahab kui päriselt strateegiliselt üles ehitada, ehk et kui sa tahad ainult sotsiaalmeedia agenti ehitada ja muudest asjadest ei taha kuulda või noh, et okei, et hakkame lihtsalt pihta, siis mina lähen ikkagi põhjalikumaks ja mina ikkagi lähtun, mina olen sidunud selle äristrateegia, baasteadmised, online äri ja olen sidunud siis selle ai süsteemid ja tiimi kokku. nii et see on minu see selline, võib-olla selline kitsam selline nišš, nii et homme ma lihtsalt seal tasuta veebinaris näitan natukene mingeid võimalusi, ega selle tunni aja jooksul palju ei jõua, et võib-olla mõnel klikib ära, et see on see, mida mul on vaja, et see ei ole ainult sotsiaalmeedia ja siis sealt on tõesti võimalik edasi tulla 4-nädalast meistriklassi, mida ma täna ei jaga sinuga, aga kui sa homme webinarile tuled, siis sa näed, et selles meistriklassis 6 aja jooksul, no siis me juba mõndagi ehitame ülesse ja me teeme ka tegelikult, minu juurde tasub tulla ka sellega, kui sa tahad eeltööna teha ära. Neid ei ehita ühe korraga või 2 korraga või 1 nädala, 2 nädalaga. kui näiteks sina, Sandra, tahad, et sinu teadmised, oskused oleksid sinu koostööpartneritel olemas, siis on võimalik iseenda klooni ehitada ja need on täna, aga selleks on vaja teha natukene eeltööd. selleks on vaja teha, no mina olen siin juba mõned kuud teinud ja varsti see esimene saab ka valmis ja teda on vaja ka treenida, mida ma tahan ka tuua siia lõpetuseks nüüd enda tegemisest ära siit nagu väljudes on hästi oluline see, et mida see noh, nii-öelda räägitakse kloonidest ja agentidest on ju, aga me peame looma täna, ükskõik, oled sa mingi vaimse tervise teemal eestkõneleja või ärimentor, on see, et see lisandväärtus ka, mida te saate anda oma teenusega juurde, ongi see, et teil on olemas, teie klientidel on olemas, need maksvad kliendid, kes teil on, neil on olemas midagi sinust 24/7 on ju, nii et noh, seda juba täna on turul ka ChatGPT-ga ehitatud, aga cloud'is me ehitame seda natukene teistmoodi ülesse, nii et aga seda Eesti turul ei ole väga palju kasutatud, nii et see on ka kindlasti üks selline asi. jah, nii et homme sa saad selle pakkumise ka, et kui sa tuled sinna webinarile ja see sind huvitab, siis sa saad vaadata, kas see, mida me 4 nädalaga ehitame, pakub sulle huvi ja loob sulle lisandväärtust, nii et aitäh Sandra Mida kutsumast, hästi palju infot on, ma saan aru, kas mingeid küsimusi on ka tulnud, kindlasti võib vastu vaielda. ei ole küsimusi tulnud, vaikselt kas on kuulatakse see, sind. et kas kõik on selge või mitte millestki aru ei saanud, 2 varianti. jah, aga õnneks on juba homme see tasuta veebinar, kuhu mina ka ennast juba kirja panin. et ei saa üle ega ümber sellest ja tegelikult jah, kui täna siin üks mõte üldse kõlama jääb, siis on ilmselt see, et ai ei ole enam mingi selline nice to have asi, vaid see on juba osa sellest, et kuidas äri toimib ja mida varem sa seda teadlikult kasutama hakkad, seda ja õpid, seda rohkem see sulle kasu ka toob, onju. ja see ei ole ka hirmutamise kontekstis on ju, et me näeme ka palju postitusi sellel teemal,
et noh, arusaadav on ju, aga see on sama nagu noh, no ütleme, seda nimetataksegi see, noh, mis olid meil Nokia on ju, Kodak oli see, kes ei tulnud ju teate, 70-ndatel oli Kodak oli ju number üks on ju. Ja mis juhtus, ta ei tulnud selle digiasjaga kaasa ja mis Kodakis täna on ju, ta vist eksisteerib, aga väiksel kujul. Nokia samamoodi, kes ju noh, need on ehedad näited, et tasub, et mina ikkagi ka ju vaatan neid trende üleüldiselt ja pigem ongi selle stressamise asemel, et appi, kui hirmus hakkab, mina ja minu kliendid ikkagi loome sinna suunas, et okei okay,, kuidas meie saame seda iseenda heaks ära kasutada, et võib-olla see on see mõte, mida siit ka kaasa võtta, et tõesti mina ütlen, et ilma selleta ei, lihtsalt ei ole mõistlik, sa jääd lihtsalt ühelgi, praegu tegelikult see ettevõtja, ma tegin ka hiljuti siin väikese sellise kiire küsitluse ja tõesti paar inimest vastasid, kes ma tean, on mentorid ja nad ütlesid, et nemad ei kasuta ja ei kavatsegi hakata kasutama, siis praegu nad ei tunneta seda. aga mõne aja pärast oled sa lihtsalt oled, sa pead siis, kas sa mõtled midagi täitsa muud moodi, lihtsalt see on meie enda lihtsustamiseks. see ongi see, et sa ei pea hakkama sotsiaalmeediat ai-ga tegema, aga kasuta targalt sellega, et sa pakud klientidele lisaväärtust või see, et sa ei pea tüütult ise kalendrisse neid asju panema, et sa saad ise olla maksimaalselt kohal klientide jaoks ja vot see on see, mida tasub targalt ära kasutada. et see on jah, seesama, et ai võrdub sotsiaalmeedia ja siis ongi see vastumeelsus, me ei taha neid ai tekste, me ei tahagi neid ai tekste. aga see on väga väike osa, nii et ja ükskõik, oled sa ettevõtja või palgatöötaja, siis no escape mingi film on selline No Escape ja siin on ka see film, nii et aitäh, Sandra, kutsumast ja mina ootan homme siis webinarile ja siia gruppi väga ägedaid naisi ja sina oled väga hea host ja Katrinile suur-suur aitäh selle grupi eestvedamise eest. ma tean, et see on tema selline missioon ja väga äge, kuidas see grupp on käima läinud, nii et aitäh kõigile. ja aitäh, Mari-Liis, sulle selle põneva vestluse, et siin on alati nii põnev kuulata, et sul on nii palju ja häid mõtteid. aga siis kohtume juba homme jah, siis täpselt sinu tegutseme ka laivis. natuke. just ja ilusat päeva jätku kõigile. tšau. tšau.